Hi! Tervitused siit siis. Me oleme jõudnud nüüd When you're going to San Francisco. Me just tulime oma Airbnb-st. Meie RV paikab kuhugi sinna, sealt me võtame oma RV peale ja vaadake nüüd sinna kaugusesse kõigepealt. Wow. Hey Cal, look at that, it's a double rainbow. Mingi jõhker mägi on seal. Nagu ikka, päriselus näevad need asjad palju ilusamad välja, see kaamera peale nad ei jää kuidagi muud hästi peale. Meil on oma kotid asjad siin ja lähme jalutame, vaatame, kuidas see RV meil välja näeb. See on meie oma. Family. Hallik. Wow. Siis nad saavad teada, et kahekesti lihtsalt mingid 2 Eesti mingid tolgust lähevad sellega sõitma nüüd. Call you at all, so don't worry, we don't bother you, it's just in case you don't return. Samal ajal, kui mina siin tegelesin selle asjadega kätte saamiseks, Liina seal mängib seal tüdrukuga uue sõbra. Mis ütlesid siin just hetk tagasi? Ja midagi. Liina tahab kaasa teda võtta juba. Ta on nii minnu, vaata. No, vot kui tore. Hallikud said said kätte. Oma bussu. Oled hirmul ka või? Sa oskad nii palju paremini bussidega sõita, nagu me oleme aru saanud. Kus kohas see tuli praegu? Saad hakkama küll. Kuhu me nüüd asume? Tegelikult me tahaks hommikus süüa, aga meil on vaja hommikusöögi koht meile välja. Ma olen otsinud eilsest õhtust saati, meil ei ole ühtegi normaalselt. Paneme selle sisse ja aga sinnapool sõitma, siis vaatame. Let's drive. Need ei ole hullu midagi ju. Me oleme silla peal ja me ei näe mitte midagi. Reaalselt seal meil on igal pool vesi, aga udu on veel rohkem. Näen juba neda! Ma olen natukene excited. What the fuck? Oh my god! Please, Jesus, take the wheel! Oh my god! Miks see nii ilus on? See on nii ilus! See on see, ma zoomin korra, see on see laev ka, millest Marti räägib. Kaubalaev. Ma olen täiesti hämmingus, ma ei suuda ennast kontrollida kuidagi moodi, me peame sõitma ka veel. Das on really super nice stuff, no. Oh my god! I'm so excited! Okei. Nii ilus, ma tahaksin mäe otsas elada. On hirmus ka sõita sinna? Natukene ju. Voto! Oh my god, Marti! Te veel ei näe, siis otse ees, seal on niuke udu lihtsalt, sa näed nagu pilvemass oleks ainult selle linna kohal. Would you look at this? Metsamees. Meil on parkimisega veidi probleem, kuna meie auto on nii suur. Vaatame, me üritame sinna sõita. Aga see vaade on lihtsalt mega ilus. I'm so done. Ja me oleme ainult 70 kilti sõitnud ja ma olen so done. Ma olen nii done, kui vähega üks inimene olla saab. Ma ei tea, mitu korda ma teen seda tõntalada. Siin me oleme. Aga siin me oleme. Vaadake, kui lahe see näeb välja. Reaalselt? Kas sa näed seda, Marti? Pea valutab sellest excitementist, sellest niuke peavalu. Aga päris epic on siin kogu see asi. Nagu ära. Saad ära, palun ära tulla, mul hakkavad käed värisema. Golden Gati sild on nähtud. Ega siin pikka pidu ei ole, õues on jahe. Meie läheme praegu. Me oleme nii näljased ja meil pea valutab. Me oleme tagasi enda lemmikus. Chipotles. Chillime ja rahulikult sööme ja vaatame, mis edasi saab meie päevast. Täna on siuke rahulik päev. Me kõike veel kobame ja nii et eks näis. Mul on nii valus peal lihtsalt, et mul on natukene nagu meeletult mugav olla, nii et ma panen niiviisi, viskan siia pikali. Ükseks ajaks Lamaan Liina läheb vaata pultasse omale neid meiga asju. Nii et tal on hea natuke rahulikult siin chillida, mina siin üritan natuke ennast korda saada. Ma arvan, et see mitte söömine hommikul ja ma ei maganud ka korralikult ja ole nüüd üldse hea. Ma loodan, et ma nüüd mingi haigedaks ei jää siit sellest. Teate mis? Mina just jõin kohvi. Mina järgsin üles, mul on palju parem olla väike uni. Teeb alati. Väga hea, Liina teeb mulle kohvi ka, mis oota, alarm door emergency exit on. Kuule, meil on vale ukse juures. Meie oleme tulnud Rossi jälle järjekordselt meie järgmine lemmikkoht. Odavalt osta endale ja vadjad, tekid, muud asjad. Meil on mitte midagi. Mille peal magada. Sest me ei tahtnud maksta sotti 100 eurot mingi... Ühe inimese eest. Et saada tekid, padjad ja paar potti panni. Igatahes mina jäin kohvi, ma olen natukene selline. Meil ei ole mitte midagi, me räägime peale lauamänge ostma. Ma tahan lauamänge mängida. Marti ei taha muga lauamänge mängida. Võime siuksed põdavad. Aga näed, mina tean, et mina võtame Calvin Kleini omad kohe. See on väga kallis. Natukene too expensive for us. Meil on vaja jalamatti ka vaata. Ja, paneme see sinna. Ja nüüd siis nagu niisugusest casuali igasugusest teki asjade otsimisest. Oleme jõudnud siia niimoodi vaatama, mis väga hea rinnahoidja on ju. Aga me saime teki endale. Nii et meil on kõik olemas, me saame võib-olla check out'id juba kohe varsti, nii et väga hea. Meie oleme jõudnud Target. Ma ütlen kohe
Target. Ma tahtsin öelda, et see on nii armas, et iga kord, kui me Targetisse tuleme, siis Marti juba nagu teab vaadata mingeid neid meigiasjust. Liina tuleb, vaata kui palju siin seda on ja näed, kohe teab mingeid neid meigibrände asjada. See on lihtsalt nii nunnu. Okei, me nüüd shoppame natukene, siis ma annan märku, mis asjad me saime siit ka jällegi. Ma ei hakka kõike siin nagu näitama, ma olen seda shoppamist nii palju näidanud juba. Oleme jõudnud tagasi nüüd oma ustavasse Dodži bussi, aga me avastasime, et siin meie selle poe kõrval, kus me siin just ostlesime, on niisugune Century Theaters ehk siis kino ja me pole Jumanjit näinud ja anname hommikul teile ülevaate, kuidas see oli. Tere hommikust! Tere hommikust! Meie esimene õhtu siin selles meie kaunis Dodžis on mööda saanud. Nagu te näete, siis mina olen täna siis koristustjuutil. Nagu reaalselt me ei mahu sinna kahekesi isegi ära toimetama. Marti, kuidas sul eeline film meeldes? See on niisugune nitšekas. Ma soovitaks isegi teiste vaatama minna. Aga üks asi, mis ma ütlen, jõhkralt kallis on siin kinos käia. Ja peale selle on Eesti kinod minu meelest natuke kvaliteetsemad. On küll ja selle raha eest me saame juba Eestis need staaritoolid ja kogu selle puutetundliku teenenduse, mis sinna juurde kuulub. Meil hommikusöögi aeg! Cashew milk. Ärkasime siin otse beachil. Ma unustasin näidata. Kuna vaata, seal on veekogu, mis on meie setupist arvad. Toolid oleme ümber keeranud. Mulle meeldib see, et sa vaatad hommikusöök vaatega merele. Oleme jõudnud nüüd ranna äärele. Me teeme patsu täpselt samamoodi nagu minu vlogis tegime. Jaa, aga vaata, ma juba vajun siin läbi nagu. Vajus läbi, vaata, siin ongi see, et sa hakkad patsu andma, on ju. See tuleb nii suure hooga. Sa annad patsu ära. Ja sa jooksed eest ära sellel. Nii, anna patsu. Te näete, siis seal kauguses on härrad panenud hullu ka auto juurde, siis me peame mõtlema välja, kuhu me sõitma hakkame. Ei ole mitte mingit plaani. Lugu on nüüd järgmine. Marti on otsustanud ujuma minna. Külm, jah? Okei, vesi on jõhkralt külm. Nagu jõhkralt külm. Oh my god. See oli natuke liiv. Hommikust vlog, meil on siin Liina jäänud tahaplaanile siin juba. Oleme jõudnud oma tegutsemistega siis Santa Cruzi, kui te vaatate. Selline on siis meie see niisugune vaade tänasel hommikul siin. Lähemegi siin sinna Santa Cruzi Wharfile, et vaadata, mis siin täpsemalt on ja siis sõidame jälle täna edasi, aga vaatame, kas see Liina sealt järgi jõuab. Pidi mööda minema nagu mott. Mul on nii kahju, et see reaalselt ei jäänud praegu pildi peale või filmi peale, sest et Martin Ko just lõpetas sellises asendis sellal. Ma ütlesin, et istu siia, teeme pilti ja siis ta lihtsalt järgmine hetk. Ma pöörasin ümber, kuna mingi ilge potsakas käis. Siis Marti oli seal all. Okei, ma nüüd teen pilte sest. Liina siin töötleb Instagrami pilte vaikselt, on ju. Meil siin laual, samal ajal kui me oleme võtnud endale mingid joogid, siis me laeme lihtsalt kõik oma asjad täis. Ma lihtsalt näitan teile seda ümbruskonda ka siin. Me oleme Santa Cruzil kuskil downtown areas äkki või igast mingi shopping street, see on niisugune väga kena on siin. Mõtlesin just, et kui me enam vetus käisin, kuidas anda edasi seda kõik seda ilu, mida me näeme niimoodi, et see oleks niisugune, et me käiks lihtsalt niimoodi mingi kaameraga näiteks igale poole niimoodi. Nii et ma lihtsalt tahtsingi näidata, et näed, väga ilusad tänavad on siin ja lihtsalt meeletult mõnus on. Ainuke asi on selle juures see, et kuna on talv, siis kohe kui päike pilveda läheb, on natukene jahedam ja kohe kui ta väljas on, ta niisugune mingi Tere tulemast! Meie oleme jõudnud Üstlifile ja meiega on kohast tutvustage ennast. Hette? Säk! Nad näitavad meile siin ringi ja siin on, vaata, kui sa nüüd näitame nüüd teisel poole, kui palju siin on väiksed, nad on hülged. Nad ei ole näevad välja nagu hülged siin. Aga nad tegelikult ei ole hülged. Nad on nagu väiksed hülged. Ja kuhu me edasi liigume? Where are we going? We're gonna go by where we live, Capitola Village. It's gonna be good. Are you excited? Jaa, loomulikult on excitement hats peas. Nii et me läheme tripime veidi edasi ja hästi tore on, et Herte kirjutas meile täna hommikul, nii et... Ma tahaks veel öelda, et kui keegi veel teab kedagi või nagu, kui te teate kedagi või olete ise kuskil täpselt samamoodi siin LA kandis ja tahate meie kohtuda, ärge kartke meile teada anda, sest meile alati meeldib kohtuda just ka teiste eestlastega, kes siin on. Ja. Tead seda Lemon Tree laulu ka, on ju? Nii, laula mul seda. Ei, nüüd läheb. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. Meie kordasid nüüd lõpetada vlog, ehk siis nende armsate inimeste Instagramid on ka all olemas. Noh.
ülelend. Möödunud on tegelikult nüüd juba, me oleme auto ära andnud juba isegi tegelikult. Me oleme lihtsalt puhanud ja võtnud rahulikult, mis tõttu on ka see vlog selline hektiline või no kord oleme siin, kord oleme seal. Üleminekud ei ole võib-olla nii hästi läbi mõeldud, kui nad võiksid olla. Me ei ole võib-olla nagu kõike seda edasi andnud ja seda täit potentsiaali sellest automajast ära kasutanud, aga see meil reisi mõte ongi tegelikult, et aru, mis me tahame, kuidas kuhu edasi minna, nii et bear with us, läheb paremaks, kõik siit läheb alati paremaks. Ja meil on ka puhkust vaja, kõikidel on puhkust vaja vahet. See reis pigem ongi see, et me ise saame nagu täpsemalt paremini aru, mida me teeme, mis me selle kanaliga edasi teeme. Kes me üldse oleme? Mina olen Keter Jaani. Me paneme plaani paika, me puhkame. Nii et lihtsalt nautige meiega chillimist. Igal juhul enne veel, kui me lõpetame, tegelikult peame me minema tagasi Fort Lauderdale. Juhtus selline tore asi, et meile kirjutas hästi tore nimega Merle Liivan ja Merle on apparently Merineitsi, nii et just roll the clips. Flashback. Me jõudnud siis lõpuks siia kuhugile South Floridasse, meil on väga tore, meid on vastu võtnud üks väga tore eestlane, näitasid. Tadaa! Merle on maailma parim ujuja. Jah, täpselt. Te olete näinud minu enda video, Ilfrukul teeb ka, kui pole näinud veel. Ma olin jube pahane, et ma ei ole ujuma saanud, nii et Merle aitab meil selle probleemi lahendada. Ütleme nii, et see ei ole mitte tavaline ujumine, mida Martin täna siin harrastab. Ma muutun delfiiniks. Haiks, kui öeldisegi. Martin tahab vette, mina filmin siit kaldalt, kuidas Marti hakkama ei saa. Nii et vaatame, kuidas Marti hakkama saab Merineitsile. See võtab ikka natuke läbi. End of flashback. Niimoodi oligi, siis Martist sai järsku Merineitsi. Kommenteeri see video alla, kui sa tahad saada postkaarti meie poolt, mis me sulle siit samast Ameerika maalt saadame. Ehk siis tänase postkaardi võitja on siin. Ja ega väga palju polegi jäänudki veel. Natukene veel siin jäänud, me varsti oleme koju ja siis me läheme jälle varsti minema. Võib-olla. Ei, me läheme nii, kindlasti läheme veebruaris minema reisile, kus te saate ka tulla. Aga sellest juba mõnikord hiljem. On ju? Mida? 3, 2, 1. Bye!